Head Eesti Leegioni sõbrad, hea Eesti rahvas! Täna on küll 1. veebruar, homme on 2. veebruar, on Tartu rahulepingu aastapäev ja kaitselahingud 44. aastal said tegelikult alguse juba 30. jaanuaril välja kuulutatud üldmobilisatsiooniga, millele siis 7. veebruaril 1944. aastal järgnes Eesti Vabariigi seadusliku riigipea Jüri Uluotsa pöördumine Eesti rahva poole raadiojaamas Lanter Center Reval, mis siis asus Tallinnas Estonia teatri majas.
Ja see oli Jaan Kitsbergi ja Jüri Uluotsa kahekõne, kus siis Jüri Uluots selgitas, milline on Eesti rahva seisukoht peaks olema 1944. aastal toimunud Punaväe rünnaku suhtes Eesti Vabariigi territooriumile, et sellele tuleb viivitamatult vastu astuda. Ja kuigi Rahvuskomitee oli varem Uluotsale teatanud või õigemini seal olevad sotsialistid, et nad ei soovi seda mobilisatsiooni toetada, ütles Jüri Uluots, et ei saa olla nii, et me laseme vaenlasele, kes on tulnud jälle meie väravasse, meid ründama, niisama siia maale tulla, nii nagu juhtus 1939. aastal. See praktiliselt oli ka tema isiklik vastutus, sest tema oli Eesti Vabariigi seaduslik riigipea kuni 9. jaanuari 1945, mil ta Stockholmis sureb. Siis oli ta juba jõudnud ka paadiga ära põgeneda siit 1944. aastal läände ja omas Eesti Vabariigi seadusliku riigipeana, riigipea võimu. Keegi ei saa kunagi kahelda selles, et Eesti Vabariik tänasel päeval on taastatud õigusliku järjepidevuse alusel, sest Jüri Uluotsal oli Eesti riigipea mandaat. Ja me täna siin Saksa sõjaväe kalmistul mälestame neid sõjamehi, siia on ka maetud esimeses Eesti vabadussõjas 1820 surnud Richard Kitzing, küll suri 30. augustil 1944, mõnedki andmed ka 1943, ta maeti siia ümber, oli Eesti legionär ja kahtlemata siin kalmistul on ka teisi Eesti sõjamehi. Aga siis üks mees vähemalt on vääristatud siin kalmistul Eesti vabaduse ristiga, kes siin puhkab. Ja tänasel või õigemini homsel Tartu rahu aastapäevaks tahakski soovida Eesti rahvale siit head Tartu rahulepingu aastapäeva, sest vabadussõjas 1820 saavutasime me bolševike üle võidu. See võit vääristati Tartus 2. veebruaril 1920 rahulepinguga, mil nad tegelikult igaveseks ajaks loobusid Eesti territooriumi anastamisest, kuigi nad ei pidanud seda sõna. Tulid juba 39. aastal siia baasidesse, väljusid 17. juuni hommikul ja okupeerisid kogu riigi. Ja sellepärast ka Eesti rahval tuli 1944. aastal nende samade bolševike vastu võidelda, ka siin Narva jõe rindejoone. Me täname neid kõiki sõjamehi, kes on Eesti eest hukkunud, puhaku nad rahus ja elagu Eesti. Aitäh! Kui vaenlane kord julgeb meie maale astuda, siis kohe võimsa rusika saab molju vastuda. Kõik tiblad mutta tampida ei ole meil probleem, siis pruudi juurde vantsida nööp august krüsanteen. Jah, pruudi juurde vantsida nööp august krüsanteen. Ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, iga pesti kestma peab me riik ja rahvas. Ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, iga pesti kestma peab me riik ja rahvas head. Põrgu väravas on mõnel mehel jalad alt, siis teistel aega kulub lihtsalt veidi pikemalt. Kuid vääramatult nentida on loogiline tõik, et oma otsa leiavad siin vallutajad kõik. Et oma otsa leiavad siin vallutajad kõik. Ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, iga pesti kestma peab me riik ja rahvas. Ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, iga pesti kestma peab me riik ja rahvas head. Ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, iga pesti kestma peab me riik ja rahvas. Ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, iga pesti kestma peab me riik ja rahvas head. Ja kuigi jamadel ei tule puudus silma veest, me peame võitlema, sest nõnda ütleb süda sees. Et igavesti endile peab jääma isamaa, kus vaprust hoida ülal eestikeelse lauluga. Ja vaprust hoida ülal eestikeelse lauluga.
ai tših-tših-tšah ja meil on vahvus, iga pestil kestma peab me riik ja rahvas. ai tših-tših-tšah ja meil on vahvus, iga pestil kestma peab me riik ja rahvas head. ai tših-tših-tšah ja meil on vahvus, iga pestil kestma peab me riik ja rahvas. ai tših-tših-tšah ja meil on vahvus, iga pesti kesta peab me riik ja rahvas head. Head Eesti Leegioni sõbrad ja Eesti rahvas, oleme siin Narvas vabadussõjas langenud vabadussõja samba juures, kus on ka vabadussõja kalmistu. Siia on maetud 187 Eesti sõjamees, kes langesid Eesti vabadussõjas. 4 nendest on Eesti Vabadusristi kavalerid. Ja see sammas siin avati 21. aastal, 1921. aastal ja siia nendele kalmudele siis aastatel 1927-28 paigaldati sangarite kalmudele malmristid, mille siis 50-60-ndatel Nõukogude okupandid enamik ära murdsid. Mõned siin tagapool vist peaks olema veel säilinud. Üks osa sellest kalmistust on jäänud maantee laiendamise käigus maantee alla. See on praeguseks nüüd taastatud see aiapiire selliselt, et on tulnud siia vabadussõja samba poole, nii et tegelikult osa sangarite haudu on selle mööda mineva tee all. Niimoodi siis toimisid nendega Nõukogude okupandid. Ja 96. aastal see sammas siin selles algses kohas taastati. Nii et selline on selle samba lugu. Oleme tänulikud nendele sõjameestele, kes Eesti vabadussõjas oma elu andsid Eesti vabaduse eest. Ja oleme kindlad, et kui nad kunagi peaks sealtpoolt jõge jälle siiapoole tulema, siis Eesti rahvas vastab neile nii nagu 1820 või 44. aastal. Elagu Eesti! Aitäh! Ei, see on pilli ka! Nüüd üles mägevad mäed, me sõidame Priiuse riiki. Me tormame läbi kõik metsad ja mäed ja näitame püssi ja piiki. Vaat see on tubli ja mehine mees, kel vahva võitleja süda on sees. Ei tunne me suulaste isandat, ei tunne me kuubjaste sundmist ja ikka me austame võitlejad, kel rinnus on kõrgemad tundmist, kel Priius ja kohus ja Isamaa, ta elust on üle otsata. Me paneme surma mässama ja vaenlane vaod kui paari. Me laseme maegal möllata ja kaob kõhik vaenlaste kaari, kes vahvad ja vägevad võitlejad, neid kõrgemad väed aitavad. Head Eesti Leegioni sõbrad, homme on Tartu rahulepingu aastapäev. Oleme täna siin Riigiküla vabadussõja samba juures, kus siis need peamised lahingud toimusid 25. veebruaril 1919. aastal, kui siin Eesti esimese jalaväepolgu vastas oli 4 korda rohkem tegelikult punaväelasi, kui oli meie sõjamehi.
Ja nende eesmärk oli muidugi siit üle tulla ja siit siis edasi suunuda Narva linna peale ja see sisse piirata. Aga õnneks nii ei läinud, sellepärast Eesti väed said nendest bolševistlikest röövvallutajatest siis jagu. Siin me saavutasime võidu ja ajasime nad oma koju tagasi ja me peksime nad siit kaugele 7 kilomeetrit peale Narva jõge Komarovka külla, nii et ka see niinimetatud Jaanilinn kuulus meile ja 3 valda seal taga. Üks nendest valdadest teine poole jõge oli Kose vald ja ka seal siis Krivasoo lahingute auks püstitati Vabadussõja sammas, mis oli umbes samasugune sammas nendest niimoodi klombitud kividest. Aga see vast on üks Eesti ilusamaid tegelikult Vabaduse sambaid, selle tipus oli pronkskotkas. See oli kahurikuulile toetanud ja see kotkas vaatas idasse. Aga seda sammast ei olegi võimalik seal enam kunagi taastada, sest Narva jõe selle elektrijaama ehituse käigus see koht ujutati lihtsalt üle. See koht on ka praegu vee all, aga piltidel, kes on näinud see pilte, see on üks vast uhkemaid Eesti Vabaduse sambaid. Ega seegi sammas sai ju siin avatud ühesõnaga 35. aastal ja 10. juunil ja 41. aastal samal päeval, 10. juunil siis see purustati, nii et see tegelikult see Riigiküla sammas sai ju 6 aastat siis olla siin oma selles algses asupaigast, kui nõude okupandid selle purustasid siin. Ja 90. alguses juba raiuti lisa maha selle koha pealt, aga sai ta vist aastat 2018 kuskil. 2014 oli uus ametikava, sest et taastati seda 2013 ja katted võeti maha 12. detsember 2013, nii et 13. detsember 2013 sain sellest esimese pildi teha. Nii ta on, aga täna peab seda vähemalt taastada algsel kujul ja selliseks ta meie kangelastele mälestuseks on. Aga ilus on ta iganesti siin Narva jõe kaldal, meenutamas neid sõjamehi, kes Eesti vabaduse eest langesid ja aitäh nendele sõjameestele. Elagu Eesti! Head Eesti Leegioni sõbrad, oleme siin Narva Jõesuu kalmistul 1820 langenud Vabadussõja sangarite Vabadussõja samba juures. Kiviplaat küll on siin kaasaegne, aga sammas ise on Eesti ajal siia püstitatud ja see säilis terve Nõukogude okupatsiooni aja. Arvate võib-olla, et kellegi hauatähis on, aga jah, see on ka mingi jutt, mis mina olen kuulnud, et see plaat oli ära lihtsalt võetud ja keegi täpselt ei teadnud, et mis siin on. Siin on päris palju neid sõjamehi maetud, ma praegu peast ei mäletagi palju neid oli, aga mõned küll kaevati vist Eesti ajal välja ja maeti oma perekonna kalmistutele ümber siit, aga üks osa siis nendest on tänasel päeval ka siia maetud, siia selle samba platsile ja aitäh nendele meestele, kes 1820 Eesti Vabariigi eest oma elu andsid. Elagu Eesti! Eestimaa sul on
Head Eesti Leegioni sõbrad, oleme siin Sininõmme kalmistul vabadussõjas langenud sangarite kalmul vabadussõja samba juures. Täna on küll 1. veebruar, homme on 2. veebruar, Tartu rahulepingu aastapäev. Oleme süüdanud küünlad sangarite mälestuseks, kes võitlesid Eesti eest, kes langesid Eesti vabadussõjas. Au nendele sõjameestele, elagu Eesti Vabariik! Aitäh! Head Eesti Leegioni sõbrad, oleme siin Putri ja dessandi mälestuskivi juures, kus siis võitlesid Eesti vabadussõjas Eesti ja Soome vaprad sõjamehed ja lõid punaväed taganema. Siit tegelikult algas üks Eesti sõjameeste pealetung ja me peksime nad vabadussõjas 1820 puruks. Mälestame kõiki neid, kes vabadussõjas langesid ja oleme süüdanud siin Tartu rahulepingu aastapäeva puhul küünlad. Elagu Eesti kangelased, elagu Eesti! Bestaubt sind die Gesichter, doch wo ist unser Sinn, ja unser Sinn? Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin. Bestaubt sind die Gesichter, doch wo ist unser Sinn, ja unser Sinn? Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin, mit donnerndem Motor, so schnell wie der Blitz, im Feind. Hakka otsast pihta. Head Eesti Leegioni sõbrad ja Eesti rahvas, oleme siin Vaivara kalmistul 1820 langenud vabadussõjaste sangarite kalmul. Vabadussõja monumendi juures oleme süütanud küünlad Tartu rahulepingu aastapäeva auks. Aitäh nendele Eesti sõjameestele, kes 1820 ka siin Vaivara kandis oma elu andsid Eesti vabadussõjas. Elagu Eesti kangelased, kes on võidelnud, langenud Eesti eest. Elagu Eesti Vabariik! Aitäh! On Eesti kaitselahingute 82. aastapäeva algus. Oleme tulnud siia Grenaderi mäele täna 1. veebruar on Tartu rahulepingu aastapäev. Ja kuigi need sambad lõhutisid ära jälle Nõukogude okupantide järglaste poolt, oleme täna süüdanud siin 20 relva Grenaderi diviisi veteranide mälestuskivi ees küünla kõigi Eesti sõjameeste mälestuses, kes 44. aastal Eesti eest bolševiklike röövvallutajate vastu võideles oma elu andsid. Puhaku meie sangarid rahus. Need sambad saavad siin taastatud, vaatamata sellele, et Nõukogude okupantide järglased käivad neid siin iga aasta lõhkumas. Elagu kõik Eesti sõjamehed, kes Nõukogude okupantide vastu on võidelnud. Nende mälestus elab meis edasi. See kunagi ei kustu, isegi 1000 aasta pärast mitte. Elagu Eesti Vabariik! Head Eesti Leegioni sõbrad, oleme täna siin Georg Soodeni ja Raul Küüriaado mälestuskivi juures nende kalmul. Ja siin on ka Eesti vabadussõjas langenute sangarite vabadussammas. Ja alustuseks ma tahaks tänada 6 meest, kes on täna kõik, vähemalt minul teadaolevalt, meie keskel, kes 44. aastal Jüri Uloosa kutsel võitlesid. Nad on kõik väga kõrges eas, 100 aasta ringis. Aitäh teile, 1000 tänu teile, et te ei unustanud kaitsta oma Eesti isamaad. Ma soovin teile siit tervist, sest see on kõige tähtsam vara, mis teie kõrges eas täna teil tarvis on.
Aga samas ka me kinnitame siin, et see võitlus jätkub, nii nagu ma üleval mäel juba ütlesin, vaatamata sellele, et Nõukogude okupandid ja nende järglased käivad ja lõhuvad meie sõjameeste monumente ja mälestust. Me austame oma sõjamehi edasi. Keegi ei suuda meid murda, nii nagu ka Ukrainat ei suuda keegi murda. Ja ükskord võidavad ka ukrainlased niikuinii, sest meie ühe korra võitsime niikuinii. Elagu kõik Eesti sõjamehed, kes on võidelnud. Muuseas ka üks metsanaine on veel, kes on metsavend olnud meie keskel tänasel päeval. Nii et aitäh kõigile neile. Elagu Eesti Vabariik!